teadlaste öö Tallinna programmi juht Liina-Liis Talde. Praegu me sõidame teadlaste öö trammiga Koplist Kadrioru poole. Aga kui me siin Hobujaama peatuses peale tulime, siis ega inimesed vaatasid väga umbuslikult seda trammi, nad ei julgenud eriti peale tulla, et nad ei teadnud, kuhu see tramm läheb. Ühtegi silti siin peale ei ole, kuhu see tramm päriselt viib, et mine hullu tea, kus ta seisma jääb ja mis siis toimuma hakkab. Et milleks see teadlaste öö tramm teil üldse olemas on siin? Kõigepealt ma võin lohutada, et ega trammiga täitsa nii ei ole, et ta sind kuhugi metsa viib, et tramm üldiselt ikkagi sõidab mööda neid rööpaid, nii et suurt eksimisohtu ei ole. Ja trammi peale sisse tulemiseks viitavad just need samad teadlaste öö plakatid ja tramm eristub teistest just sellepärast, et on valitud trammkohvik Pauliine, et võib-olla sellepärast inimesed on natuke umbusklikud ka siia tulemisega, et kohvik on ju see, kus tavaliselt midagi ostma peab, et võib-olla siis kõigepealt mõeldakse, et äkki on mingisugune rahaline üritus, aga üldjuhul toimib meil väga hästi siin meie enda teadusteatri inimesed, kes nahkelt ukse peal naeratades inimesi sisse kutsuvad, et siiamaani väga hästi. Ja just enne seda, kui meie siia trammi tulime, läksid ära üks suur trammitäis rahvast. Nii et kes olid tulnud Koplist ja kesklinnast, siis tulid maha, sellepärast et trammidel oli väikene seisak, nii et olid siin trammis sisustanud päris pika tunni. Mis teadlaste ööl täna Tallinnas veel teha saab? Ütleme nüüd niimoodi, et kui inimene tööpäeva lõpetab kella 5-6 ajal, mida ta siis veel teha võiks üldse? On veel mingeid üritusi siis plaanis? Ja kella 5-6 ajal näiteks just see on see aeg, kui alustavad tööd teaduslaborid. Ja laborid on meil Mustamäel siis TTÜ erinevates hoonetes ja need on just sellised kohad, kuhu siis muul ajal sisse võib-olla ei pääsegi. Ja siis kella 6-7 olid seal päris paljud instituudid, kes just võtsid enda laboritesse ekskursioonile. Biorobootikud, geenitehnoloogid, keemilise füüsika ja bioloogia instituut näitab oma magnetlaborit. TTÜ kõige suurem ja kõige uuem labor, kõrgepingelabor teeb uksed lahti ja teevad välgukatseid, nii et vaatamist ja uudistamist jagub küllaga. Kas kesköösel tasub ka teadlaste ööle veel tulla või on selleks ajaks juba kõik üritused läbi saanud? No täitsa öised üritused on ka seal samas Mustamäe kandis, on Tähetornis võimalik programmi jälgida siis kella 1-ni öösel. Teadlaste öö on juba 8. aastat käib ja ma saan aru, et mitte ainult Eestis. Teadlaste öö on jah selline üle-euroopaline üritus, et lisaks Eestile on ka paljud teised riigid, kus toimub palju erinevaid üritusi ja teadlaste öö on üldse üle 300 erineva linna Euroopas. Mis see teadlaste öö mis tema eriliseks teeb teie arvates? Miks inimene üldse peaks siia tulema, võtma kaasa lapsed ja pereliikmed, sõbrad? See on niisugune mõnus õhtupoolik võib-olla avastada enda jaoks seda, et teadus ei pruugigi olla alati midagi sellist, mida tehakse kuskil eemal ja mis on kuskil rahvast kauge, vaid teadlaste öö on selline ainulaadne võimalus võib-olla leida, et teadlased on inimesed meie seast ja tegelevad väga huvitavate ja väga toredate asjadega, mida siis isegi saab lähemalt uudistada. Rääkimata sellest, et sa täna pääsed näiteks laboritesse, kuhu tavainimese jalg muidu ei astu. Just, täpselt ka selliseid üritusi ja üritusi ka väiksematele, mis on siis niisugused meisterdamised, mida siin trammis saab teha ja lisaks sellele on 2 kooli, kus Tallinnas saab meisterdamas käia, on Reaalkool ja Viimsi kool, kui ei hakka linna tulema ja elad just nimelt Viimsis, siis Viimsi koolis on ka suur pikk päev programmi. Kui täna teadlaste ööle ei jõua, kuhu siis veel saaks minna? Kas homme, ülehomme ka veel on mõtet kuhugile minna või saab sellega teadlaste öö saabki tänasega otsa? Teadlaste öö festival nüüd tänase reedese päevaga saabki oma lõpupaugu, et homme enam teadlaste öö üritusi otsida ei ole mõtet, aga võib-olla siis taas järgmisel aastal.